Mis toimub? Mis juhtus? Ma toitsin teda. Tal oli raskusi rahunemisega. Paanikas isa helistab hädaabi numbrile, kui üks tema kaksiktütardest lõpetab hingamise. Ma ei taha oma beebisid kahjustada. Ma armastan neid nii väga. Kas Andru Kammerer võiks oma tütardele haiget teha? Ja miks on tema kihlatu raskes olukorras? Mina olen Annette Levi ja see on Kuritegevuse parandus. Teate, üks põhjus, miks me saame teile tuua nii olulise ja tõsise kuritegevuse paranduse episoodi nagu see, on see, et meil on tõeliselt head partnerid. Ja üks neist on Morgan & Morgan. Rohkem kui 35 aastat on see advokaadibüroo võidelnud inimeste eest nagu sina ja mina ning on oma klientidele tagasi toonud üle 30 miljardi $. Rohkem kui 1000 advokaadiga üle 100 kontori tähendab Morgan & Morgani palkamine sõna otseses mõttes seda, et palkad endale armee, kes sinu eest tahingusse läheb. See on meeskond, kes võitleb kõvasti, et oma klientidele välja teenida väärilise hüvitise. Kõik advokaadibürood ei ole ühesugused. Kui valid vale advokaadibüroo, võid kaotada juba enne alustamist. Kui sa saad kunagi vigastada, võid pöörduda Morgan & Morgani poole. Nende tasu on tasuta, kui sa ei võida. Lisateabe saamiseks võid minna aadressile forthepeople.com/crime või forthepeople.com/crimefix. Klõpsata all oleval lingil või skännida QR-koodi, mida näed oma ekraanil. 4 kuu vanused beebid on täiesti armsad ja täiesti abitud. Nad ei suuda iseenda eest mitte midagi teha. Nende vanemad peaksid neid armastama, hoolitsema nende eest ja loomulikult neid kaitsma. Aga Ohios Cincinnati eeslinnas nimega Gosheni vald süüdistati isa nimega Andrew Kammerer mõeldamatus teos oma 4-kuuse tütre Evelini tapmises. Ja selles loos on üks pööre, mida isegi mina ei osanud ette näha. Jääge kuuldele, sellest räägin palju hiljem. 2024 aasta 4. novembril helistas Andrew Kammerer hädaabi numbrile 911 ja see, mida ta teatas, oli ausalt öeldes veidi kummaline. Kuulake, mida Kammerer politseile ütles, kui nad tema koju saabusid. Ma pean sulle õpetama. Ogu. Kuhu ta läheb? Laste osakonda? All North. Ole Kohei North. Mis toimub? Mis juhtus? Ma toitsin teda. Tal oli raskusi rahunemisega, nii et ma viisin ta mähkmeid vahetama. Ta kukkus maha. Ja ma arvan, ma proovisin teda kinni püüda või midagi sellist, nii et ma arvan, et ta lõi kukla ära. Aga ma ei jõudnud teda õigel ajal kinni püüda. Ma ei tea. Okei, kes on siin koos sinuga? Ainult mina. Ainult sina oled temaga? Ja mul on veel üks laps. Kazima on? Ta on tööl Daytonis. Okei, vii meid sisse ja näita, kus see on. Jah. Kui vana on teine laps? Ei ole mida. Jah, oota võrraks. Okei, anna siia, lähme. Kas siin on mingeid koeri või midagi? Jah. Ma istun kohe seal. Pinkere kompressioone kohe praegu. Ma vahetasin ta mähkmeid. Olgu, räägi lihtsalt, mis juhtus? Ma vahetasin ta mähkmeid ja siis... Kus ta magas? Ta ei maganud. Ma vahetasin tal mähkmeid. Kuidas, millal ta ärkas? Ma võiksin ta läia ja siis toitsin teda. Okei. Nii et sa tõid ta siia tagasi ja siis, mis edasi? No, ma hakkasin ta mähed vahetama ja siis ta ei teinudki häda. Siis ma tegin seda go-pressi ja siis ta sai pahaseks. Siis ma tahtsin talle midagi muud anda, et teda lohutada ja kukutasin ta luti maha. Ma võtsin selle üles ja ta vees maha, sest ta surus oma jalgu hästi kõvasti, kuna tal on refluks. Ja nii ta lükkas end ise maha. Ja see oli juba liiga hilja enne, kui ma üldse midagi teha sain. Nii et sa vahetad tal mähkmeid. Ta kukutab oma luti maha. Jah, ta sülitab selle ise välja. Ta sülitab selle välja ja mida sa siis teed? Ma üritan seda haarata, see põrkas siit alt ja veeres sinna koole. Ma pöörasin korraks ümber, ta tõukas end sealt maha. Ta lükkas selle ümber ja mis siis? Ta lükkas sellest eemale. Ja kuidas ta kukkus? Jah. Ta kukkus. Olgu, mis siis edasi juhtus? No, ma proovisin teda õigel ajal kinni püüda, aga ta kukkus siiski maha. Olgu, mis siis edasi juhtus? Ma tõstsin üles seda nagu ahmis õhku. Siis ma ei nagu... Ja ma proovisin nagu...
aidata teda ja siis panin ta siia taa tagasi ning proovisin asju pühkida ja koristada. Ja siis ma näen, et tal on kõhul sinikad, ilmselt sealt, kus mähe oli olnud. Ja kuidagi on tal huul verine. Ja ma mõtlen, kuidas kurat see juhtus? Sul pole ju hambaidki. Ma lihtsalt paanitsesin. Siis hakkab ta närvi muutma, eks. Ta hakkab palgeks minema. Nüüd ma olen täiesti paanikas. Mis toimub? Mida ma just tegin? Kas see on minu süü? Mis kurat toimub? Nii et mõtlen, ta ei hinganud nagu korralikult ühtlaselt. Ma vaatasin, kas tal on ribid sisse tõmbunud või midagi sellist, aga ta ei teinud midagi sellist. Lihtsalt tundus, et ta ei hinga. Bibi Evelyn oli vaid 4 kuu vanune ja tal oli 2 kõde. Politseinik palus kamereril uuesti selgitada, kuidas 4-kuune Evelyn kukkus mähkimislaualt. Okei. Ja kui ta maapinnale kukkus, kas ta kukkus selili või näoga? See oli nagu tema selg või pea, jah. Okei. Mida ta tegi enne, kui sa hakkasid talle mähed vahetama? Te olite seal väljas ja sa ütlesid, et neil oli refluks. Kas ta oli ärritunud? Kas ta oli rahutu ja ta oli nagu... Ja ta oli, nii et ma üritan teda ilmselgelt rahustada, ma üritan teda rõõmsaks teha, eks. Nii et ma võtsin ta sülle ja tõin ta siia lihtsalt selleks, et jälle mähed vahetada ja võiks sellised asjad ära teha, eks. Ta oli just söönud. Ta lihtsalt üritad teda magama panna. Kõik need muud asjad, mida sa teed, et beebit rahustada, eks. Aga ta ei rahunenud kuidagi. Nii et? Kas? Mes? Kus ta alla kukkus? See on samas. Kas oled oma naist teavitanud? Ma ütlesin lihtsalt ainult hädaolukord. Hädaolukord. Olgu. Sape. Kas su naaber hakkab teise lapse valmis panema ja haiglasse minema? Ma mõtlen... Kas ta on juba haiglas? Ta on juba läinud. Okei, jah. Ta läheb... Õige. Jah. Nii et Be North. Mis kell su naine tööle läks? Ta lahkub siit umbes kell 3:30. Ta alustab tööd kell 4:30. Okei. Mis kell beebid ärkavad? Ma äratan nad kell 6 üles. Kell 6. Nii et me oleme seda teinud vaid tund aega. See on tema voodi. Okei. Hästi, lähme paneme teise lapse valmis ja siis palume su naabril sind viia, sest sa oled... Okei. Kas ma võin üldse riileid vahetada? Või ma mõtlen, kas see on okei? Mul pole isegi aluspesu seljas. Ma olen lihtsalt pidžaamas. Jah, see on täiesti korras. Nüüd ei saa asi enam tõsisemaks minna. 4-kuune tüdrukbeebi, kes oli jäetud oma isa hoolde, on hingamise lõpetanud. Andrew Kammerer väidab, et beebi Evelyn kukkus mähkimislaualt maha. Aga kas see ikka juhtus nii? Kas see tõesti juhtus? Kas see oleks võinud juhtuda? Me jääme siia ja kuna see maja on selline, nagu ta on, jääme me siia õue. Majas sees ei ole teisi lapsi, eks? Rohkem pole kedagi. Ei, see on kõik, mis mul on. Okei, hästi, me jääme siia. Minge haiglasse, me hoolitseme kõige eest siin. Okei. Ta sõidab lihtsalt normaalselt. Nad on ilmselt juba kohal, see ongi nii, okei. Ei. Ma saan aru. Jätka. Ma saan aru, see kõik on hullumeelne ja nii edasi. Aga mul on pea sassis, nii et ma suudan sellega kuidagi hakkama saada. Asja, siin on meie visikaart. Me turvame kõiki ja ootame siin väljas. Meil on teised uurijad tulemas, see on põhjus. Aga sina pead haiglasse minema. Olgu. Hästi, olgu, okei. Andrew Kammerer viiakse haiglasse. Ta jõuab kohale ja tema pere on seal, sealhulgas tema kihlatu Danielle Rudy. Bibi Evelynil ei lähe hästi, nagu Andrew uurijatele seletab. Tema pulss on väga nõrk ja nad on mures, et ta ei pruugi sellest välja tulla. Praegu. Olgu. Paul, hei. Pole hea. Ma mõtlen, ma räägin teiega. Ja see on lihtsalt... Ma olen hirmul mees. Ma olen lihtsalt nii hirmul. See on tavaline protseduur sellistes olukordades, tead. Ma saan sellest aru, aga ma olen ikkagi lihtsalt nii hirmul. Ma olen nii hirmul. Miks sa siis ei räägi mulle, mis juhtus? See oli nagu... Ma tõstsin tudas ja kell oli ilmselt umbes 5:30. Siis ma läksin sisse ja panin talle luti suhu. See oli ilmselt umbes 5:45 paiku. Nad tavaliselt ärkavad natuke enne kella 6. Ja siis tõusen mina käihuus üles ja tead küll, soojendan piima ning panen nad sinna istuma. Neil on selline väike
popi asi, mis oli ottomani peal otse minu maja teleka ees. Ma ei tea, kas teie olete sinna sattunud. Ma ei ole seal käinud, ei. Nii et me paneme nad sinna ja nii on lihtsalt, et küll kaksikute kasvatamine on natuke keeruline. Ma ei saa ju mõlemad teebid korraga süles hoida ja neid samal ajal toita. Nii et sellised asjad nagu popipadjad ja tavalised padjad aitavad mind selles. Saan nad toidetud ja kell on ilmselt umbes 6:20. Nad hakkavad juba magama jääma, nad on enneaegsed nees. Nad ei ole veel täielikult arenenud, eks. Nii et... Ta surub ja kaardub palju, sest tal on see hape ja sellepärast ta ei rahune maha. Nii et magama kell 6:36 ja ma mõtlen, et tead, ma pean hakkama end valmis panema. Ma pean varsti tööle minema ja ma pean nad tööle minnes oma vanemate juurde ära viima. Nii et ma viisin ta lastetuppa ja ma üritan teda valmis panna ja ma tõmban ta kombinesooni lahti ja tõstan selle üles, mässin selle tema ümber ja võtan ta mähkme ära. Seal on piss, aga kaka ei ole. Nii et ma hõõrusin natuke ta jalgu ja siis surusin neid õrnalt ta kõhu peale, et näha, kas see aitab. Ja see aitas, ta kakas ja siis hakkas ta jonnima, sülitas luti välja ja see tuli ära selle ääre pealt, selle mähkimislaua pealt ja põrkas. Nii et ma pöörasin korraks ümber. Ja ma arvan, et selle ajaga tegi ta selle kaarega liigutuse, sest ta oli sõna otseses mõttes nagu maavina poole sööstmas, kui ma ümber pöörasin. Ja just sel hetkel võtan ma ta sülle ja rahustan teda ning ta lõpetab nutmise, kui ma teda rahustan. Aga siis hakkab ta ägisema ja ta hakkab värvi muutma. Ja siis ma nagu märkan, et ta vist ei hinga päris nii, nagu ta peaks hingama, eks. Ma mõtlen, ta ei karju. Ausalt öeldes on tema silmad kuidagi udused ja ta ei näe hea välja. Nii et ma helistan kohe 112 ja olen telefonis selle operaatoriga. Ja ma lihtsalt pärast seda ma lihtsalt proovisin teha kõik, mis võimalik, et teda aidatana. Ma ei tea, see ongi kõik. See ongi kõik. Ma ei oska seda isegi öelda, mis pärast seda tegelikult juhtus. Ma tean, et kõik oli minu majas. See oli ainus asi, mida ta ütles. Kas uks on lukust lahti? Ei. Mul oli laps üles, nii et ma läksin ja keerasin ukse lukust lahti. Ma läksin tagasi, haarasin oma telefoni ja siis olin seal ning siis ma tegin rindkere kompressioone. Nii et otse seal minu nurgadiivani nurgas ajas ta palju piima välja. Ta oli lõtt, nagu keedetud makaron, täiesti lõtt ja värvitu. Ja see on kõige hullem asi üldse. See on täiesti kõige hullem asi üldse. Paul, need on sinu ainsad 2 last. Ei, mõlemaid lapsi ei ole. Mul pole seda kunagi olnud. See on esimene kord, kui mul on lapsed. Need on ainsad, tead. Kunagi varem pole mul last olnud. Ma ei tea, mida teha ja ma lihtsalt üritan iga päev hakkama saada. Kõige. Andrew Cameron selgitab taas, kuidas tema sõnul Evelyn oli asetatud, kui ta kukkus mähkimislaualt alla. Nii et ta lamab pikuti mähkimislauan. Ja, aga ma mõtlen, nad saavad homme 4-6-eks. Väga mobiilne. Ja ma oleksin pidanud ta kinni rihmaga kinnitama, see on kõige tähtsam. Ma oleksin pidanud ta kinni rihmaga kinnitama. Okei, kas on tavaline, et ta veereb? Ta surub end palju, jah. Surub või veereb? Jalgadega. Ta surub jalgadega. Nii et tal on reflukshaigus. Ja nad kaarutavad selga ning püüavad, ma arvan, leevendada valu ja muid asju, happesust ja gaasi, mis on rinnus. Nii et ta kaarutab jalgu, ta on väga kange ja surub end niimoodi. Ja ta kukub mähkimislaua otsast või eest maha? Ei, ta kukkus küljete eest maha. Detektiivid jätkavad Andrew Camereri ülekuulamist. Ta müüb mootorrattaid elatise teenimiseks ja oli lastega koos, kui Daniel oli tööl. Pärast pikka vestlust lahkub ta ruumist, et arstid saaksid talle ja Danielile Evelyni seisundist teada anda. Aga siis ta tuleb tagasi. Kas nad andsid sulle mingit infot? Jaa, okei. Kas sa tead, milline arst see oli? Ei. Mida nad ütlesid? Ole hea, et ta jääb põhimõtteliselt ajusurnuks. Et ta aju jäi liiga kauaks ilma hapnikuta ja ta ei tule sellest välja. Okei. Ja sa ei tea selle arsti nime? Ei, härra. Okei.
ma ei saanud, ausalt, ma ei hakka sulle valetama, ma olen lihtsalt nii segaduses. Ma ei saanud tema nimest aru. kas see oli tema? Ei. CBB. Andriju Kammerer lahkub ruumist ja siis tundub, et arstid räägivad temaga ja Danielega Evelini seisundi kohta. Umbes 12 minutit hiljem on Andriju tagasi ruumis, kus detektiivid teda ootavad ja nad kinnitavad talle kurva uudise beebi Evelini kohta. Nii et arst andis meile ülevaate. Ma eeldan, et see on ilmselt sarnane sellele, mille teie saite. See ei paista hea, aga nad ei tea, nad ei oska öelda, nad ei saanud palju infot anda. Samuti kui sa eemal olid. Veel üks detektiiv helistas, kas sul on koer majas, kas sa vajad abi koera kellegi juurde viimisega või millegi sellisega. Sinu naaber pakkus, et võib-olla lased koera välja või midagi sellist. Ja siis me kavatsesime sinu maja lukustada ja võtmed naabrile anda, et kõik oleks turvaline. Nii oleks teil rahulikum olla siin ja te ei peaks muretsema. Kas see sobib sulle? Nii et olgu. Kas nad on siis toredad? Kas koer on sõbralik? Ei, ta ei ole. Kas sinu naaber? Kas sinu naaber tunneb seda koera? Ma arvan küll. Olgu, nii et sa lähed naabri juurde, et koera eest hoolitseda. Ja kas soovite, et me maja lihtsalt lukku paneksime? Nii ei pea te muretsema selle pärast, et maja oleks turvaline. See sobib. Enne kui sa välja läksid, me rääkisime. Pärast seda juhtumit. Kas sa tunned, et sa võisid teda raputada või ei? Ma ei tunne, et ma oleksin teda raputanud. Tõesti ei tunne. Nagu ma ütlesin, ta lihtsalt õõtsusmees. Ma ei taha oma lapsi vigastada. Ma armastan neid nii väga. Ma tõesti hoolin neist rohkem. Ma ütlesin seda kohe, kui nad sündisid. Ma tuitsin neid vaid 1 päeva ja oleksin nende jaoks valmis kõigeks. Ma ei teeks seda isegi inimese jaoks, keda olen 10 aastat tundnud. Jah. Ja ilmselgelt, kui sul oleks abi vaja või midagi sellist, näiteks kui sul oleks särki vaja, siis ma annaksin sulle oma särgi seljast. Aga ma ei laenaks sulle $10,000, aga nende väikeste tüdrukute puhul, nendega on midagi erilist. Ja ma ütlesin isegi Danielle, et see on maailma kõige veidram tunne, kui tead, et teeksid selle väikese olevuse heaks ükskõik mida. Jah. Kas sina ja Daniel tülitsete? Ei, ma mõtlen, et me vaidleme näiteks rahaasjade ja muu sellise üle, aga me ei tülitse, ei. Okei. Kui tihti sa ütleksid, et see juhtub? Võib-olla paar korda kuus. Kas see muutub kunagi füüsiliseks? Midagi. Ongi. Kas sa kunagi lööd seinu, lõhud asju või midagi sellist? Ükskord ärkasin ööterroriga üles ja lõin oma magamistoa ust. Ma olen kindel, et nad nägid seda. Ma ei ole kindel. Jah, ma lõin seda. Aga ei, mul ei ole vägivaldseid tundeid. Kui kaua sellest möödas on? Ma ei tea, mees. Võib-olla selle aasta alguses, nagu aasta alguses, jaanuaris. Ma isegi ei tea, ma ei oskakski sulle öelda. See juhtus nii ammu. Kogu see aasta on tundunud, nagu oleks kestnud 10 aastat. Ma ei hakka sulle valetama. See on olnud mu elu kõige pikem ja kõige raskem aasta. Ongi. Aga sa ei löönud täna hommikul ühtegi seina ega lõhkunud midagi? Ei. Okei, kuidas oli eile õhtul? Ei. Okay. Aga Denia? Ei. Kas ta kunagi lööb rusikaga seina või lõhub midagi, kui te tülitsete? Ei. Kas ta läheb sinuga kunagi füüsiliseks? Ei, ta on väga passiivne. Kui te tülitsete, kas tunned, et sina või tema tõmbute endasse või ärritute hoopis rohkem? Tema tõmbub endasse, mina küsin küsimusi. Olen väga lahendustele orienteeritud ja ma lihtsalt tahan leida vastuse. Ma tahan leida vastuse. Ma tahan teada, kuidas seda lahendada. Kuidas ma seda teen? Kuidas ma jõuan sinna, kuhu see on jõudnud? Ta on üsna passiivne. Talle ei meeldi seda teha. Ta ei taha midagi öelda, mis võiks tundeid haavata. Või ta ei taha midagi öelda ja seda hiljem kahetseda. Või midagi sellist. Nii et ta on natuke passiivsem. Ta tõmbub veidi endasse.
Andrew Kammerer on uurijatele öelnud, et tal on olnud elu halvim aasta ja et ta vaidleb oma kihlatu Danieliga rahaasjade pärast, kuid ta eitab, et oleks sel hommikul selle maja seinaaugu löönud. Siis otsustavad uurijad Andrewd oma kahtlustega silmitsi seada. nii et kas on võimalik, et täna hommikul juhtus veel midagi, millest sa meile ei räägi ja mis on seotud sellega, et Evelin kukkus oma mähkimislaualt alla? ei mees, ma olen sulle kõik ära rääkinud. Ma ei suuda midagi muud meenutada, mida ma poleks sulle öelnud. Ma räägin sulle nii täpselt kui võimalik. Nii palju kui võimalik. Nad saatsid mulle tõesti pildi mähkimislauast. Ja see on keskelt nagu nõgus. Mis tead küll? Seda ma sulle räägingi. See on nagu ramp, eks. Sellel on nagu ümar serv, nagu pool torul. Mis paneb mind, tead küll, väljaspoolt vaadates. Ma ei ründa sind ega midagi, aga ma näen seda ja mõtlen, et see oleks imelik. Kuidas ta sõnast välja sai? Ma saan aru, mida sa nägid, mees. Ja usu mind, pärast seda, mida arst ütles, paneb see mindki mõtlema. Ja kõik need mured ja kõik need hirmud ja kõik need asjad. Aga nad liiguvad, ta liigub nii palju, eks. Ta liigub tohutut ringi, mõlemad teevad seda. Ja isegi kui ma ta sinna panen, see on ju mähkimislaud. Lihtsalt siputab igale poole, mõlemad teevad seda, nad liiguvad nii palju. Ma ei tea, ma ei tea, kuidas... Kas on võimalik, et sa pillasid ta maha? Ja see väide või see olukord on lihtsalt kujunenud lihtsalt looks, et ta kukkus selle mähkimislaua pealt maha. Ei mina. Ma pole neid kunagi maha pillanud, ma pole kunagi teinud midagi sellist, et ma ei tunneks end mugavalt neid süles hoides. Ausalt öeldes ma ei hoia neid eriti, sest nad on nii väikesedeks. Ja. Mulle ei meeldi eriti beebisid süles hoida. Ma arvan, et see on hirmutav. Mul on täiesti hirm neid leikseid tüdrukuid süles hoida. Ja vaadates seda pilti... See tegelikult ei paista nii välja. Nii et see ongi nii üles seatud, eks? Õige. Okei. Ei tundu, et oleks üldse võimalik sinna väikesesse kohta kukkuda, eks? Kui sa oleksid küljelt tulnud, siis arvad, et oleks ilmselt vaibale maandunud. Kus sa vaibale maandusid? Jaa. Näita mulle siis, kus ta siin lamas. Õige, okei. Ups, vabandust. Umbes siin. Okei. Nii et tema peal just siin ja ta, ma kuulsin seda sahisevat heli ja siis ta lamas siin. Ma ei tea, mees, ma saan aru. See ei ole loogiline. Ja kui sul on vaja teha, mida iganes sul on vaja teha, ma saan aru. Ei, see ei ole nii. See ei käi nii. Ma lihtsalt üritan aru saada, mis täpselt juhtus. Ilmselgelt on minus ka teine pool, mis ütleb, et hei, me võime istuda kellegi vastas, kes tegi oma lapsega kohutava vea. Ja nüüd on meil kohustus seda teist last kaitsta, eks? Nii et duud. Ma olen nii hirmul, ma isegi ütlesin Danielile, ma olin nagu Danielle, nad saadavad mind vangi. Aga sina võid maja maha müüa, saad raha, maksad oma asjad ära, tee mis tahad, pane see uue maja jaoks kõrvale. Ma ei tea ausalt. Ma lihtsalt, ma ei tea. Arst ütleb, et beebit on raputatud. Te küsite minult, kas beebit on raputatud? Beebit on vist raputatud. Ma ei saa aru. Mina ei pane sulle sõnu suhu, aga ma arvan, et siin on mõned faktid ja asjaolud, mis panevad mind kahtlema, kas laps lihtsalt kukkus mähkimislaualt maha. Jah, ma tean, see ei ole loogiline. Beebi Evelini vigastused on nii rasked ja tõsised, et on ilmne, et detektiivid ei usu, et ta sai need vigastused lihtsalt mähkimislaualt maha veeredes. Nad üritavad saada Andrew Kammerer käest teada, mis tegelikult juhtus. Ka sureb ära, eks. Nii et sisuliselt olen ma kas hooletuse või millegi muu tõttu oma lapse tapnud. Ja ma mõtlen, et ma ei ole seda teinud. Ma ei küsi seda sinult selles olukorras. Ma räägin olukorrast, kus on kinnitatud, et beebit raputati. Mida sa arvad, mis selle inimesega peaks juhtuma? Kas ei ole mingisugust, jah? Ma mõtlen, et see peaks olema karistatav, eks.
aga kuidas sa arvad, et seda peaks karistama? ma ei tea, ma mõtlen, ma ei saa aru, kuidas see bürokraatia ja kohtusüsteem selles osas toimib. Aga kas see on mingi ajaraam? Ma ei tea, ilmselt lähed vangi. Jah. Kui kauaks sa arvad, et nad peaksid vangi minema? Mul pole aimugi, ma ei tea. Mõtlen, lühike karistus. Ma ei tea, nad on ju beebid. Ma küsin, mis on sinu arvamus? Mida sa arvad, et peaks juhtuma, kui see oleks nii? Kui juhtum oleks kinnitatud, tead küll, raputatud beebi. Noh, kui ma mõtlen... Jällegi, kas oli keegi, kes oli stressis? Kas oli keegi, keda peeti vägivaldseks? Kes tegi seda lihtsalt sellepärast, et ta ei armasta oma lapsi või midagi sellist? Ma mõtlen... Ma arvan, et mõlemad need tegurid on olulised. Okei, nii et ma arvan, et see läheb siis edasi kohtusse. Ja kui sa suudad need kaks laus hoida, kui üks armastab oma last ja ei tahtnud midagi halba teha ja teine vihkab oma last ning soovib, et tal poleks seda kunagi olnud. Ma mõtlen, ilmselgelt arvan ma, et see väärib eluaegset karistust, minu arvates. Sa oled tapnud lapse, sa oled tapnud kellegi, kellel oli võimalus selles maailmas midagi teha ja sa ei saa kunagi teada, mida nad oleksid võinud teha. Sa ei saa kunagi aru, mida see laps oleks võinud selles maailmas teha. Ta oleks võinud maailma päästa. Aga teine pool? Ma ei tea, mees. See on... Õnnetused juhtuvadki. Kõik ütlevad mulle seda kogu aeg. Aga ma mõtlen, et eluaegne vanglakaristus oleks natuke naeruväärne. Aga kui see oli õnnetus ja sa andsid kogu oma armastuse ning tegid selle lapse heaks kõik, siis ma ei tea. Võib-olla võiks neile natuke kergemalt läheneda ja vähendada karistust, vähendada aega, ma ei tea. Kui sa oled vanglas ja kõik teavad, et sa tapsid lapse, siis mida keegi seal sees sinu vastu teeb? Nagu teisedki sulle on öelnud, õnnetusi juhtub. Mitte ainult ei juhtu õnnetusi, vaid inimesed teevad ka vigu. Arvestades siinset olukorda, arvan, et tehti viga. Absoluutselt, mees. Kui ma poleks seda lauale pannud, kui ma poleks ära läinud, eks, või kõrvale astunud. Tead, kui ma poleks teinud seda, mida tegin, kui ma oleksin võtnud lihtsalt hetke, tõenäoliselt hinganud korra, selle asemel, et võtile reageerida. Mu laps oleks elus. Ma ei tea isegi, mida ta oleks võinud teha, mees. Mina ja Vii kiusame teda alati nii palju. Ainult natuke. Mida sa mõtled? Ma lihtsalt norin teda, sest ta pistas alati keelt palju välja. Lihtsalt nagu, ma ei tea, ma lihtsalt alati arvasin, et ta tahab rääkida ja midagi öelda, aga tal lihtsalt polnud selleks võimalust. Alati see pilk tema silmades, ma mõtlen, ma lihtsalt norisin teda selle pärast. Ma ütlesin, et sa oled nii naljakas, keel väljas ja puha. Jah, nii et... Meie vestluse põhjal ja tead sinu seletuse põhjal. Tead, selles on nagu kaks poolt. On räige, mida ma nimetaksin koletiseks, eks. Aga on ka teine pool, kus tegemist on üleväsinud inimesega, kes reageerib olukorrale üle või reageerib olukorrale, mis põhjustab tead lapsele vigastuse. Ta ei ole vigastada saanud. Mis see on? Ta ei ole vigastada saanud, mees. Tagasiteed ei ole. Nad ütlesid otse, et tal polnud piisavalt hapnikku ajus. Ta sureb. Kas see juhtub täna või nädala pärast? Me ei tea. Aga tal pole mingit võimalust. Olgu. Ja isegi surmas arvan ma, et selles olukorras on kaks poolt. On räige ja on keegi, kes on ülekoormatud. Ma arvan, et sina kuulud selle ülekoormatud poole alla. Ja. Aga ma pean teadma, mis juhtus. Ja ma ei ole arst, aga tuginedes oma vestlusele seal oleva arstiga, ei ole see kooskõlas lihtsalt lapse kukkumisega. Kukkumine ja pea äralöömine. Ja. Ma saan aru. Mis veel oleks võinud juhtuda? Ma ei tea, mees. Ma rääkisin sulle kõik. Ma olen sõna otseses mõttes. Talle see asend ei meeldi. Asend, mis talle meeldib, on selline, kus ta jalad on väljapoole ja ta tea on minu rinna vastas. Ning ka tunneb end selles asendis paremini, eks.
ma ei tea, kas see on stimuleerivam, ma ei saa aru. Talle see asend ei meeldi. Ja ma tean seda, aga ma proovisin aru saada, mis juhtus, eks. Ja ma ei saa aru, sest nagu ma ütlesin, lõhki huul, jälg lõual nagu... Kuidas? Sest jah, kõik ütlevad, et beebid põrkavad. Beebid justkui põrkavad tagasi ja on kohe jälle korras, eks. Nii et... Andrew Kamara ei paku mingit muud seletust, kuidas Evelyn oleks võinud viga saada, kui ainult see, et ta kukkus mähkimislaualt maha. Vahetult pärast selle vestluse lõppu räägivad detektiivid Andrew kihlatu Danieliga, kes on kaksikud teema. Mul on väga kahju, mida te läbi elate. Ma tean, et sõnad tähendavad sellises olukorras väga vähe, aga praegu on see kõik, mida ma saan teile pakkuda. Mul on üks vorm, mille ma pean täitma ja teie kihlatu aitas mul enamikule küsimustele vastata, aga ma tahaksin selle vormi koos teiega üle vaadata ja vastata nendele küsimustele, millele tema ei saa vastata. Kas olete nõus seda tegema? Hästi. Enne seda tahaksin teada, kuidas teie hommik algas. Mis minu hommik? Alustame eilsest õhtust. Nii et alates eilsest õhtusöögist räägi mulle samm-sammult, kuidas sa jõudsid sinna, kus sa praegu oled. Alates õhtusöögist. Ta oli natuke viril, aga mitte hullult. See oli pigem nii, et ta magas rohkem kui tahtis tähelepanu. Ja tal oli selline harjumus. Mis kell see oli? Kella 6:30 kuni 7 õhtul. Eile õhtul, jaa. Okay. Aga tal on komme kangestuda. Ja kui ta seda teeb, siis ta tavaliselt lihtsalt tõmbab end pingesse, kui tal on mingi toetuspunkt. Tavaliselt hoiame me teda, kui see juhtub. Aga ta suutis end veidi selili kaarduda. Nii et me aitasime tal end uuesti sättida ja siis aitasin tal püsti tõusta, panin ta igaks juhuks voodisse. Ja ma valmistun. Ja ma valmistan nad ette magamiseks, põrandan. Nii ei ole mingit võimalust, et nad veerevad. Pole mingit võimalust, et ma töötaksin koos Starsi ja tema relvaga. Ma vahetan tal riided, vahetan tal mähkme, võtan ta ja siis... mängin temaga natuke, panen ta magamiskombinatsiooni, siis mässin ta teki sisse, raustan ta maha ja valmistan ta magama minekuks. Mul on talle väike vibreeriv tool ja ta lamab seal samal ajal kui... Ja mängin temaga natuke, sest tavaliselt nad ei taha kohe magama minna. Panen talle uneõlikonna selga, panen ta istuli, mähin tegi sisse ja me heidame pikali. Tavaliselt kulub vähemalt 15 minutit ja nad on sügavas unes. Ja ma panen nad nende võrevooditesse. Ja nad on nii tublid. Sellest hetkest, kuni ärkasin umbes kell 2:30 või 3, siis ma tõusin üles, panin riidesse, läksin tööle. Nii et nad magasid, kui sa tööle läksid, ei ärganud öö jooksul kordagi? Ei, see on nende jaoks tegelikult tavaline. Nad magavad tavaliselt terve öö läbi. Ja siis me ilmselgelt ei tea, et midagi on valesti, enne kui ta mulle helistab ja seda ütleb. Okei. Nii et see toimus telefoni teel? See oli juba ammu töö kadunud ja ma töötan seal, sest nad tegid mingi sammu. Ma töötan nüüd Ben Murray's. Nii et kui kaua see on olnud teie rutiin, kus te tõusete üles kell 2 või 3 öösel, lahkute? Ta vastutab selle eest. See on olnud nii alates, ma tahaksin öelda 16. septembris, kui ma tööle tagasi läksin. Vabandust, et segan, me laseme perel korraks tagasi tulla. Kas on okei, kui ma laenan teda korraks? Jah, proua, loomulikult. Aitäh!
vestlus Danieliga jätkub pärast seda, kui arstid on talle uuendatud teabe andnud. kuidas sa arvad, et Andrew on sellega hakkama saanud? ma tean, et ta kahtleb endas tihti. jah. aga ta ei tee seda. okei, jaa, okei. selles vestluses ei ole midagi süüdistavat ja ma arvan, et ta võib seda nii tõlgendada. lihtsalt sellepärast, et tead, detektiividega koos olemine on stressirohke. ja siis üldiselt iga kord, kui me sööma läheme, jah, fakt on see, jah. et see juhtus temaga. ma tean, et tal on olnud raskusi, kui on vaja teda maha rahustada, aga tavaliselt saab ta päris hästi hakkama. aga ta pole kunagi olnud karm. ma pole kunagi olnud. kas ta on kunagi öelnud, ma ei saa seda teha? võta ta korraks enda juurde. jah. okei, nii et ta teab, millal eemale astuda. jah, ta teab küll. mis sa arvad, kuidas ta reageeriks, kui tal poleks võimalust lihtsalt eemale astuda? ta paneks ta verevoodisse ja kõnniks minema. ta ei võtaks seda riski ja ütleks midagi sellist nagu ma vajan hetke, ma ei saa sind aidata, kui sa ikka veel nutad. ta paneb ta pikali ja kõnnib minema. Detektiivid on samuti uudishimulikud selle seina sees oleva augu suhtes, mille nad kodust leidsid. ahah, sa ütled, et tavaliselt, nii et mõnikord on igas olukorras erandeid. kas ta on kunagi midagi katki teinud või auku seina löönud või midagi sellist? ta on seda teinud meie garderoobi ukse peal. ta on ainult seda teinud. ta on seda ainult 2 korda löönud. ma tahaksin öelda, et me oleme selles majas elanud umbes 4 aastat. mis selle põhjustas? see oli rumal, kui me tülitsesime. ja see lihtsalt jätkus. selle asemel, et me oleksime mingile kokkuleppele jõudnud, kees see lihtsalt edasi ja edasi. kas nad lõid seda 2 korda samal ajal või olid need 2 erinevat juhtumit? 2 korda? lihtsalt 2 eraldi juhtumit. okei. aga sa ei mäleta, mis põhjus oli? ma ei mäleta täpselt, mille pärast need tülid olid. aga nad olid kindlasti mõlemad tülis. jaa. Oglu. mis kell? kas oli päeval või öösel? see oli öösel. kas ta oli teiega voodis või? me ei olnud voodis. see oli pärast õhtusööki, aga enne magama minekut umbes selline ajavahemik. kui lähedal ajaliselt nad olid? kui kaugel teineteisest? ajaliselt kaugel üksteisest. nagu päevad, nädalad, kuud? ma arvan, et esimene kord oli siis, kui me esimest korda koos majja kolisime ja teine kord oli võib-olla umbes aasta tagasi. okei, ma mõtlen, Neid on väga vähe ja need juhtuvad harva. ta ei ole vägivaldne mitte mingil moel. okei. kas sa pead teda teie suhtes ausaks? jaa. kas sa oled tema vastu teie suhtes aus? okei. nii et kumbki teist ei hoia teineteise eest saladusi? ei ole, ei ole. There's no saladusi teineteise eest? jah, enamasti on meie tülid seotud rahaga. jah, ma kavatsen selle välja mõelda. õige, mitte rahandusega tülid. ma lihtsalt küsin, kas sa tunneksid end mugavalt, kui läheksid tema juurde ja räägiksid temaga kõigest? ja kas sa arvad, et tema tunneks end mugavalt, kui räägiks sinuga kõigest? jaa. nii et kui ta teeks midagi, mis haiget teeks su tütrele, kas sa arvad, et ta ütleks sulle sellest? ma usun 100%, et ta ütleks mulle sellest. ja ta pole seda teinud, eks? ei, okei. uurijad on skeptilised ja nad esitavad Danielile oma kahtlused Andrew loo kohta. ma ei käinud teie majas, aga nad saatsid mulle pildi mähkimislauast ja see on keskelt nõgus. Sion Beauty. jaa. ja nii. väljastpoolt vaadates ei tundu see loogiline. et ta suudaks end tagant sundida. õige. võin täiesti ausalt öelda, et ta on palju tugevam, kui paljud inimesed talle au annavad. aga olen näinud, kuidas ta ennast pingutab, kui ta näiteks seal lamab,
võtab oma valmisoleku asendi ja tõukab end siit lahti, siis ta suudab end vähemalt poolele teele üle ruumi paisata. Tal on seda lihtne teha. Ja kui ma ütlen, et ta on selliseks loodud, siis ma tõesti mõtlen, et ta ongi selline. nii et meie roll selles on esiteks selgitada täpselt välja, mis juhtus teie tütrega, aga teiseks kaitsta teie teist tütart. Ja mis lähtudes sellest, mida te räägite, kas te tunnete, et teie tütred on tema juures turvalised? Ja. Ma helistan, et näha, kas sa oled. Isegi praegu. ma tunnen endiselt, et nad on minu juures turvalised. Sest ma tean, et õnnetused võivad juhtuda. Jah, ja umbes nii me temaga rääkisimegi. Ma seletasin, et õnnetused tõesti juhtuvad. aga tavaliselt See on lihtsalt. See ei tundu mulle loogiline, et 3 meetri kõrguselt vaibale kukkumine võiks kellelegi nii palju haiget teha, eks? Kas see siis? Kas see küsimus tekib sul peas? Ja ma ei püüa sulle midagi pähe panna. Aga ei tegi, sest ma tean, et selle vaiba all on raske. Ja mina, ükskõik kui pehme see vaip ka ei tunduks. Ja. Siia on. Ei oo. Kas selle all ei ole polsterdust? Ma arvan, et selle all on polsterdus. Ma ei tea, mis tüüpi polsterdus. Ja siis ongi lihtsalt see koht seal, kus puutub kokku partetiga. Mähkimislaud ei ole päris vastu seina, aga seal on piisavalt ruumi, et oleks võinud ka sellele parketile langeda. Ja. Ja ta oleks võinud ka kukkudes osa mähkimislauast pihta saada. Õige. Nii et teil oli võimalus teda näha. Kas te nägite tal mingeid vigastusi? Peale selle, mida ma nägin siin otse tema lõua all. Vabandust. See oleks võinud olla kiirabisse laaditud ja ära viidud. Aga ma ei näinud midagi. Bibi Evelyn suri hiljem samal ööl. Hiljem tehtud lahkamine näitas, et tal oli tõsine sisemine trauma ajus, selgroos ja maksas ning need vigastused ei olnud kooskõlas juhusliku kukkumisega. 2 päeva pärast Evelini surma võtab politsei Andrus Kammeri vahi alla. Andrus, ma olen siin koos Crouch Chrisiga. Chris, palju õnne, sa astusid välja. Hästi, Andrus. Kas sa saad minu jaoks ümber pöörata? Tere, käed sille taha. Palun. Jah, Ma saan. Ma tahan ülejäänud. Sul on natuke juustu. Ta toob selle. Oogju. Võta need, jah, need hallid seal. Palun. Ei. Need hallid ainult need jalga tõmatavad. Yes. Need jalga tõmatavad. Tamed seal üleval. Täpselt nii. Jah, mul ilmselt polegi eriti palju tegemist. Käimas. Lülikesed üksid sobivad täiesti. Jah. Ei, jah. Sa vahetatakse niikuinii välja. Ära muretse selle pärast. Ei. Kas sul on midagi kaasas? Võta mu müts. Ei, mul ei ole midagi. Mul on väike kivi, mis oli mu tütre juures. Siin ma võtan selle. Sa tahad, et ema hoiaks seda? Muidugi, sa võid selle võtta. Ja, sina võid neid võtta. Mul ei ole midagi mul kaasas. Nii et ta ütles, et ära muretse selle pärast. Ära selle pärast muretse. Kuule, kas sa tahad ümber pöörata ja lihtsalt külgsuunas alla astuda? Jah. Me kõnnime mööda teed alla ja siis pöörame vasakule tagasi meie auto juurde, eks? Muidugi. Andrewsele esitati süüdistus raskendatud mõrvas Evelini surma eest ja raskes kallaletungis tema kaksikõe vigastamise eest. See väike tüdruk sai vigastusi nagu murtud ribid. Kohtunik määras talle $5 miljoni suuruse kautsjoni. Kautsjon.
Kuu pärast Andreuse arreteerimist kutsusid detektiivid Danieli uuesti ülekuulamisele ja tema lugu Andreusest muutus. Enne rasedusest teada saamist, kuidas sa kirjeldaksid enda ja Andreuse suhet? Kui ma nüüd tagantjärele vaatan ja arvestan teraapiaga, mille olen läbi teinud, siis oli see tol ajal emotsionaalselt ja vaimselt vägivaldne. Selles suhtes olles oleksin ma öelnud, et kõik oli korras. Ma ütleksin, et selle aja jooksul, mis ma temaga koos olin, oli tal mind kindlasti oma kontrolli all. Ja ma ei näinud suhtes olles mingid vägivallamärke. Kas sa saad teegitada, mida sa emotsionaalse ja vaimse all mõtled, sest ilmselgelt võib see igaühe jaoks midagi erinevat tähendada, kuidas nad seda tajuvad? Kuidas sa ütleksid, et sa seda kirjeldaksid? See oleks selles, kuidas ta minuga rääkis. Hästi. Jällegi vaadates üle sõnumeid ja selliseid asju. Asjad, mida ta ütles, olid väga manipuleerivad. Ma olen. Ta on nüüd sellest aru. Kui oldu. Kas mingeid ähvardusi? Minu suunas mitte ühtegi. Kui ta vihastas või sattus nendesse hoovudesse, kus ta sind emotsionaalselt ja vaimselt väärkohtles, mis selle vallandas? Tavaliselt algas see kas rahateemalisest vestlusest või sellest, et ta oli mures, et ma ei hoolitse oma tervise eest. Või see algas alguses näiteks nii, et ta tegi nalja ja siis läks ta tavaliselt liiga kaugele ning ma ütlesin talle hei ja Kas seda juhtub tihti? Aga kui ta tegi nalja ja sa ütlesid talle, et ta läks liiga kaugele, kas ta siis lihtsalt lõpetas selle või jätkas sellega? Ta jätkas sellega. Dan Jones. Kas kunagi oli mingit... Kas oli kunagi armukadedust, süüdistusi, teineteise petmises või midagi sellist, mis oleks võinud seda põhjustada? Tagantjärele tarkusena olen teada saanud, et ta arvas, et ma petsin teda. Okei. Kas mõni teie vaidlustest võis mingil hetkel selle üle olla? Olgu ta ei ole kunagi... Ta ei ole mind kunagi otseselt ise süüdistanud. Kas ta üldse kunagi tegi seda? Ma arvan, et see vastas ilmselt just mu küsimusele ja ma lihtsalt ütlen selle välja. Kas ta kunagi süüdistas, et lapsed olid tema oma või midagi sellist? Olgu kui ta. Kas ta on kunagi maininud midagi, et ta ei suuda ennast kontrollida või? Kas ta on maininud, et ei suuda oma jõudu kontrollida või ei taju oma jõudu või midagi sellist? Ta ei maininud. Ta oli öelnud, et aastate jooksul. Olgu Enne kui ma olin varem pääse olnud. Kas sa tead täpselt, mida ta ütles? Või sa võid seda isegi ümber sõnastada, aga... Ta ei teadnud tegelikult omaenda jõudu, okei. Päevad pärast seda ülekuulamist detektiividega esitas suursürii Danielile süüdistuse kaasosaluses beebi Evelini mõrvas ning lapse ohtu seadmises tema kaksikuvigastuste eest. Andres tunnistas hiljem end süüdi tahtmatus tapmises, raskes kallaletungis ja õigusemõistmise takistamises. Talle määrati karistuseks 19–24,5 aastat vangistust. Daniel tunnistas hiljem end süüdi 2 lapse ohtu seadmise süüdistuses. Ta kannab 5-aastast vanglakaristust. Ja see oligi kõik selleks CrimeFixi episoodiks. Mina olen Annette Leevi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.